Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 18. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame seda siin jätkuvalt Pärnu huubis. Täna aga olen palunud külla inimese, kellel on tihe graafik ning mul on hea meel, et meil ikkagi õnnestus see tunnike leida, et me saame jutuajamise läbi viia. Tere tulemast, Kari Maripuu. Tere. Leidsime aja. Ja leidsime aja. Alustame siis kaugemalt selles mõttes, et sa ütlesid, et sul on tõesti praegu väga-väga kiire tempo peal. Millega sa kõigega siis tegeled lisaks sellele, et sa siin Pärnus toimetad? Aga ühesõnaga, millega sa kõigega tegeled? Ja, et kui otsus poliitikasse minna augustis sai tehtud, mis on tegelikult põhimõtteliselt viimase päeva eelõhtul, arvestades seda poliitilist ettevalmistust ja kõiki neid asju, siis ei saanud öelda, et mul selleks hetkeks oleks kuidagi jube igav olnud, sellepärast et ma olen juhtimas 3 infotehnoloogia ettevõtet, kes kõik on sellises kasvufaasis. Ma olen ettevõtetele ärimentoriks, teen selliseid tunniajaseid sessioone, koolitan. Olin ennast lubanud ilusti sügissessiooniks ülikooli õppejõuks muudatuste juhtimist. See oli veel enne seda, kui ma otsustasin poliitikasse minna. Siis mul oli 8. august oli mul pulmad, ehk siis nii-öelda põhimõtteliselt 8. august abiellusime, läksime pulmareisile, tulime tagasi kampaania tipphetk vahetult enne valimisi. Ja lisaks sellele olen ma veel ka ju võidusõitja, ehk siis nii-öelda ma tegelikult üritan igat võimalikku vaba hetke leida selleks, et olla kusagil ringrajal ja tegeleda oma hobiga. No lisaks on vaja 2 koera jalutada ja siis mul on 2 last ja ühesõnaga, see olme veel sinna juurde, eks ole. Ma mõtlen, et kuidas sa selle tunni üldse näpistasid, et nagu päriselt. Ma võtan Pärnu jaoks 2 päeva nädalas. 1 päeva nädalas võtan ma tööpäeva arvelt, ehk siis ma võtan nii-öelda jutumärkides puhkus oma põhitööst, teavitan oma kolleege, et ma täna nagu tööga ei tegele, et mul on täna poliitika pluss Pärnuga seotud nagu väga palju tegelikult taustategevusi, et see ei ole ainult see, mis me volikogu saalis seal teeme või oleme, see on ju kõik see läbirääkimine, arutelu, kõik need arendusprojektid, mis tegelikult väärtust loovad. Ja teine päev jääb kusagile üldiselt sellise nädalavahetuse või öötundide peale. Ehk ja sinna juurde kuulub veel ka tegelikult parempoolset erakonna nagu üleüldises, ma olen ka seal nii-öelda juhtkonna osa ja kogu see ettevalmistus veel Riigikogu valimisteks, nii et mul selgelt, kui keegi saaks laenata nagu mingid 8 tundi ööpäeva juurde, see võiks tulla kasuks. Kas sinus on alati olnud oskus oma aega niimoodi planeerida ja juhtida või see on kuidagi nagu tööst tingitud vajaduspõhiselt kasvanud? See on kasvanud täpselt niimoodi, nagu sa kirjeldasid, et võtad järjest peale, järjest efektiivsemaks lähed, järjest rohkematel asjadel hakkad läbi filtri vaatama, et kas see on see, mis loob väärtust, kas see on see, mis loob kas siis mulle või siis minu jaoks olulistes teemades mulle mingisugust tulemust. Ja see ei ütlemise oskus on siin nüüd ka väga oluline. Samas on mingeid asju, millele sa justkui nagu tahaks ei öelda, aga sa tegelikult ei saa, sellepärast et lihtsalt ei ole võimalik, et kui on ikkagi vaja osaleda mingites aruteludes, vaatamata sellele, et see võib-olla ei ole minu jaoks võtmeteema, on siiski mul kui koalitsioonipartneril vaja nende teemadega olla kursis, vaja nendes teemades midagi kaasa öelda, vaja avaldada oma arvamust ja ma ei saa avaldada arvamust puhtalt selle baasilt, et lihtsalt kellegagi kaasa noogutada, see eeldab eeltööd, see eeldab oma enda arvamuse kujundamist sellest ja siis selle nagu väljaütlemist. Nii et ütleme niimoodi, et ma olen võib-olla esimest korda oma elus jõudnud hetke, kus ma tõesti tunnen, et vaat siia karikasse, sellesse klaasi enam rohkem päriselt ka ei mahu. Nii et ma olen nagu tegelikult selle mõnes mõttes selle nagu koormuse piiri peal. Et kui ma nüüd midagi võtaks, siis ma peaks midagi väga selgelt ära jätma ja ma praegu ei oska öelda, mis see on. Kuidas siis on elu poliitikasse sellisel kujul, nagu sa praegu siin sees oled? Võib-olla oleks nagu õige öelda niimoodi, et kui ma tulin, siis mulle informeeriti umbes selliselt, et kampaania on see kõige energianõudlikum osa. Ja peale seda, kui see kampaania läbi saab, siis lähevad asjad oma rütmidesse. See oli küll nüüd nagu linnalegend ja müüt. Et kampaania oli nagu kõige meeldivam osa, kus sai rääkida inimestega ja ideid arendatud ja mõeldud, mida võiks teha teistmoodi. Nüüd, kui see reaalsus peale tuli, alustades siis sellest, et kogu see väga toreda koalitsiooni moodustamine, mis meil läks ülikiiresti, siis kõik need esimesed volikogud
kõik see teemade ring on ikkagi olnud üks tohutu õppimise kõver. Ja just, et aru saada ja mõista ka seda, et mismoodi poliitikas tegelikult asjad käivad ja ma pean ausalt tunnistama, et inimesed, kes ei ole oma elus poliitikas olnud ja nii nagu mina enne Augustit pealtvaataja rollis, siis on üsna lihtne kujundada oma arvamus ühest või teisest seisukohast niimoodi, mismoodi nad said niimoodi otsustada, kuidas see võimalik on, kas nad on seal täiesti pea peal kukkunud ja nii edasi. Et tegelikult on need nüansse ja aspekte ja seda informatsiooni ja neid erinevaid nii-öelda teid, kuhu suunas mõelda ja neid mõjususi, et kui sa otsustad nii, siis see mõjutab seda, siis see mõjutab seda, siis see mõjutab seda, et tavainimene tegelikult ei käi neid etappe tavaliselt läbi, tänu millele võib tunduda mõni otsus nagu kohati arusaamatu või kohati isegi nagu viha tekitav, nii et ja ma ütleks, et ma olen täna nagu poliitikute osas leebem, kui ma olin enne seda, kui ma poliitikasse tulin. Teistpidi ma olen ka kohati mõne poliitiku osas nagu natuke kuri või ütleme pisut pettunud, et me võiksime olla viisakamad, me võiksime natuke teineteisega paremini rääkida, me ei peaks olema nii iroonilised, me ei peaks olema nii võib-olla sellised nähvamad. Natuke seda kultuuri võiks nagu luua ja ma loodan, et ma ise suudan pidevalt püsida selles piiris, mis minu jaoks on see kultuurikompassi koht, et ma suudan jääda viisakaks ka siis, kui teise poole seisukoht tundub mulle absoluutselt vastu käib ja mitte mõistatav. Jah, ega siis selles mõttes on ju poliitikas ikkagi koos meie inimeste selline keskosa nii-öelda. Läbilõige, just täpselt. Ma mõtlesin, mis sõna see on, aitäh sulle. Ja paratamatult nii nagu on tänavapildis lihtsalt ühiskonnas inimesi, kes nähvavadki, eks ju, nii on ka poliitikas, et see on kahjuks selle kõige osa vist, mulle tundub, et see on kahjuks selle inimeseks olemise üks väljundeid mõneti. Mulle tundub ka seda, et võib-olla üks probleemine põhjuseks, mille tõttu on mul veel eriti hea meel, et täna on meil natukene teissugune Pärnu linnavolikogu ja linnavalitsus, kui ta nüüd on varasemad aastad olnud, et kui need samad inimesed omavahel, täpselt samad inimesed, on kord ühel pool lauda, kord teispool lauda, siis see pingpongi mängimine, see üksteise kaela mingite teemade veeretamine, mis on ajalooliselt toimunud, keegi on niipidi rääkinud, keegi on naapidi rääkinud, on tegelikult natuke lihtsalt üksteisest tüdinenud ja nende uute inimeste lisandumine toob natuke seda värskust ja toob natuke seda kultuurilist muudatust ka, sest et kui täpselt need samad inimesed kogu aeg oleksid, kes kord ühel pool, kord teispool lauda, me ju näeme, mis kohati volikogus toimub, et viidatakse jälle, vaata, kas sa üle-eelmise volikogu koosseisus mäletad, et sa ütlesid seal seda. Kellele see enam oluline on? Oluline on see, mida me täna teeme, millised otsused me täna vastu võtame, sest et elukeskkond on vahepeal muutunud ja seda minevikus kaevamine ei ole ju kellegile mingit väärtust loov. Siin oli just natuke aega tagasi mul ka Romekiga saade ja siis tema tõi väga huvitavat ja nagu teisipidi jälle nagu toredalt välja. Et näed, et eks siis jah, nüüd uusi nägusid on tõesti palju, et nüüd vanad olijad peavad aitama siis uutel adapteeruda ja nagu kohaneda nii-öelda. Jah, ja ma arvan, et see tõde on siin, sellel on ka tõde olemas, et ega on, kui ma mõtlen ka selle peale, et minu roll volikogu aseesimehena on Andrei Korobeinik on mul tegelikult võimaldanud juhtida, ma arvan, protsentuaalselt rohkem volikogu minuteid kui ta ise. Ja see on olnud tema poolt nagu väga hea, sellepärast, et on rohkem neid inimesi, kes ka muu hulgas valdavad seda volikogu juhtimise infosüsteemi, mis olgem ausad mulle. No nii, võtan nüüd volikogu juhtimine üles, mul tuli ekraan ette, siis nagu, ma olen IT-inimene, aga ikkagi oli nagu nuppe ja vilesid täis, et nagu kohaneda hetkega juba teisest volikogust kogu selle protseduurikaga, mis kohaliku omavalitsuste seadusest kõigest tuleb, kogu see protseduuriline kord, mida seal tuleb järgida, kui palju kellegil, mis küsimusi on, kelle järjekorras, mis järjekorras toimub see ja teine, see ikkagi võttis aega. Nüüd ma täna juba tunnen, nüüd varsti lähme vastu 4. volikogule. Ma tunnen, et jah, ma võtan selle üle, ma saan selle juhtimisega ka täiesti iseseisvalt hakkama, et puhtalt juba protseduuriliselt on teema. Rääkimata sellest, et mõista veel saada aru, et kui keegi küsib mingi küsimus, et kas see on mingisugune poliitiline malend või see on tegelikult nagu mingi sisuline küsimus, et olete eristada neid asju veel omakorda, et mitte iga teema kohta nagu hüppesse minna. Nii et Romekil on selles mõttes õigus, aga teisest küljest on ka see, et ega me kõigi asjadega ka kohanema ei pea, mis vanad olijad on nagu sisse sättinud, et me peame ka osaliselt muutma seda, mis vajab muutmist.
No selge on see, et kui ongi uued inimesed ja nad on põhjusega sinna saanud, eks ju, siis järelikult ka valijad vajavad mingil määral muutust. Et muidu poleks ju seda valikut tehtud sellisel kujul. No arvata võib jah, et inimesed ju oma olemuses alati ju püüdlevad paremuse suunas. Lihtsalt vahetevahel on probleem see, et kõigi jaoks ei ole parem üks ja sama asi. Ja siis ma ei viidanud parempoolsusele, siis ma viitasin sellele, et mis on lihtsalt nagu hea. Ja see tuleneb sellest, et milline on inimese elujärg, mis on tema jaoks parasjagu oluline, kas tal on lapsed, kas tal on vanurid ülal pidada. Ja inimene elu jooksul ilmselt ka muutub oma sellistes poliitilistes fookuses, et mis on tema jaoks parasjagu sellel eluetapil oluline ja ta läheb teeb oma valiku ja kui nüüd on olemas uued valikud, siis me saame muidugi tohutu sellise usalduse juba ette nende sõnade järgi, mida me kampaania raames ütleme. Ja nüüd on meie asi siis veenduda, et need sõnad, mille põhjal meid valitud on, või see kuvand, mille põhjal meid valitud on, et see nüüd nii palju ei muutuks. Et mingid asjad ikka muutuvad, aga see põhiolemus ei muutuks. Et ei ole see, et kui ma täna ütlen, et ma seisan selle eest, et siis ma homme ütlen, et ma absoluutselt nende asjade eest ei seisa. Sellist asja ei tohi endale lubada. Kuidas sa sellega suhestud selle mõttega, et inimesed küll valivad soovi saada muutusi, aga tegelikult kui on siis plaan ikkagi muutusi ellu viia, ega nad siis eriti muutusi ei taha. Sest et me oleme ikkagi inimestena ju harinud selle kindla teega nii-öelda. Ma olen ise muudatuste juhtimise õppejõud. Nii et see teemade ring nii psühholoogilise poole pealt kui ka selle praktilise poole pealt on mulle ju hästi omane ja inimesed tõepoolest nad väga sageli arvavad, et nad tahavad muudatusi ja nad nende juures arvavad, et kõik muu, mis nende jaoks on oluline ja justkui nagu paika ja muutub ainult see, mida see üks asi. Tegelikult on see, et sellest ühest muudatusest võib vahel saada alguse terve ahel, mis võib tuua kaasa ka muudatusi nendes kohtades, mis võib-olla nii mugavad ei ole. Ja siis tundubki, et poliitika teeb justkui nagu imelikke otsuseid ja võib-olla see ei ole päris see poliitika, ma otsustasin valida ja nii edasi. Ma ju tahtsin seda, aga miks ta sealt selle ära võttis, on ju. Ja see on selline ühendatud anumate põhimõte, et kui me ka näiteks räägime siis, ma ei tea, millegi toetamisest, siis me kusagil anname raha, millega arvelt tuleb see raha ära võtta ja vahetevahel tuleb see otsust teha selle inimese jaoks, kes tahab kusagile raha juurde saada ja me võtame selle raha teisest kohast ära, näiteks ma ei tea, paneme eakate hoolekandesse paneme nagu rohkem raha ja siis me võtame näiteks, ma ei tea, lasteaedalt võtame ära, ja kui see inimene on nagu nii-öelda mõlema sihtgrupiga seotud, et tal on väiksed lapsed ja tal on ka eakad ülal pidada, siis ta nagu ikkagi on šokis sellepärast, et ma ei eeldanud, et see raha siit taskust tuleb. Just. Ja. Aga see taustsüsteem on, nagu sa tõid välja õigesti, meil enamikel hoomamatu, mis tegelikult ka volikogus nii-öelda toimub või linna juhtimises või linna planeerimises. Sest et me ju näeme lihtsalt seda, ütleme, kodanikuna, seda nii-öelda tulemust. Me ei näe seda sisulist tööd, seda igapäevast tööd, istungit ja nii edasi, eks ju. Et selles osas nagu on hea, kui vahepeal meelde tuletada korraks, et see on nagu mega suur töö, mis seal taga on kogu aeg. Seal on ja kui ma ka mõtlen selle peale, kui lakkamatu tegelikult on koalitsiooni nõukogu nii-öelda omavaheline selline dialoog, meil on omad vestluskanalid, kuidas me tegelikult pidevalt igale teemale. Pärnu Postimees tõstatab mingisuguse teema üles, arutame need teemad läbi, kas see vajab reageerimist, mis tüüpi reageerimist, mis seisukoha me võtame, kuidas linn peab reageerima. Siis seal küsimus on see ütleme koalitsiooni nõukogu otsus, et siis on olemas ju eraldi tegelikult meil linnavalitsuse tasand, kes tegelikult ju linna operatiivselt igapäevaselt juhib, et mis tasand jääb nüüd linnavalitsuse otsustada nende inimeste pädevusse, kes seal on täna abilinnapead, ametnikud. Et see kõik vajab kogu aeg tegelikult läbikaalumist. Reageerime, ei reageeri, kuidas vastame, kas see on äkki võib-olla mingisugune nagu poliitiline mäng või on see päris probleem, mida vajab lahendamist ja seal on, ja kui me ka nagu näiteks räägime eelarvest ja eelarve vastuvõtmisest, seal on mingisugused kindlad read, on mingid kindlad kulud ja kindlad tulud, mis käivad põhimõtteliselt kaasas, mis siis inflatsiooni tõttu siis lähevad suuremaks niipidi naapidi kolmandpidi või inimeste juurde kasvu või vähenemise tõttu vähenevad või suurenevad. Aga siis on seal olemas terve hulk investeeringuid. Need on siis see raha, mida linn siis peab otsustama, et kõigepealt, et kas meil üldse on investeeringuteks raha, mille jaoks me tegelikult laenu võtame. Kui me võtame laenu, kas see, mille jaoks me laenu võtame, on tegelikult lihtsalt, ma ütleks inglise keeles nice to have, ehk siis on mingisugune selline objekt, mis on kellegi nii-öelda hingeasi või on ta midagi, mis võiks päriselt kuidagi mõjutada näiteks Pärnu linna
turismi arengut või ettevõtluse arengut või et kas ta päriselt on investeering, et iga sellise objekti nagu läbimõtestamine, et mille jaoks on see investeering kasulik ja kas me tahame seda teha sellepärast, et see keegi tahab seda teha või sellel on mõju, sest et kui me võtame laenu, siis sellega kaasnevad intressid, sellega kaasnevad tulevikust võetud kulud. Kui me selle investeeringuga ei saa loodud uut tulu, ei saa linna uusi inimesi või uusi ettevõtteid, siis see tähendab seda, et lihtsalt järgmistel aastatel on linna kodanike jaoks lihtsalt ainult suurem see kohustus, mida maksta ja me saame järjest vähem asju teha ära. Ühest küljest iga inimene saab aru, et noortesse tuleb investeerida, et hariduse panustamine on oluline, sporti panustamine on oluline, et kõik asjad ongi tegelikult väga olulised ilma igasugust tagadeta, et see on nagu absoluutselt tõsi. Teistpidi on see, et kui me panustame nii-öelda Pärnus parimasse haridusse, me võime ka niipidi mõtestada. Panustame parimasse haridusse, noored saavad üle Eesti või välismaale parimatesse ülikoolidesse ja kas nad jõuavad Pärnusse tagasi? Muidugi jõuavad. Lootma peab ju. Just, lootma peab. Ja siis me peame jälle mõtlema selle peale, et okei, et võib-olla see investeering ei ole nagu niipidi, vaid see ring võib-olla on niipidi, et inimesed, kes tahavad, et nende lapsed saaksid parema hariduse, et nad saaksid, tulevad, kolivad õigel ajal Pärnusse elama, et koolitada oma lapsi siin. Ja siis on kolmas veel tahk, et kui nad siis tõesti läbivad selle ülikooli tee kuskil näiteks, ma ei tea, Cambridge'is või Tartu Ülikoolis või kuskil Tallinnas, et mis on siis see motivatsioon neid võimalikult kiiresti siia tagasi tuua. Ja kõik need argumendid on tegelikult nagu sellest samast ühest nüansist võib öelda, et mõnes mõttes nagu tühi kulu, sest et nagu lapsed niikuinii lähevad siit ära ja teistpidi võib öelda, et kui me need kulu jätame tegemata, siis nad niikuinii ka siia ei tule või et mis me siis soov on, et see on nagu nii keerukas mitmetahuline osa ja kõik need vaidlused, mis meil siin kas hariduse või kultuuri või mis iganes muudel või sporditeemadel on, need kõik peavadki läbima kõik need arutelud ja sealt ilmselt tuleb kuskil mingi kesktee leida ja seal ei ole mingit raudset tõde või mingit ühemõttelist seisukohta. Kuidas sul endal on nüüd selle sees sellisel kujul, et üks asi on see, kui sa oled ettevõtete juht, eks ju, teine on see, kus sul on nagu tõesti vaja sisulise poole pealt nii paljude erinevate inimestega sellisel juhul nagu koostööd teha, mitte siis nagu sellisel kujul, et sa delegeerid, eks ju, vaid tõesti sa räägidki läbi, nämmutad ja kogu aeg jõuad nagu mingisuguse asja tuumani, on ju. Et kuidas sul enda selle sees on? Kui ma saan pidada sellist argumenteeritud vestlust ja ma pean siia kohe ette ütlema seda, et ma pean endal alati võtma kõikide nende läbirääkimiste puhul selle eelduse, et mina ei valda absoluutselt tõde. See tähendab seda, et ma lähen enda tänase teadmise juures, enda tänaste veendumuste kohaselt, lähen pidama mingit vestlust, hoolega kuulan ära teise osapoole, ükskõik milline on minu eelkuvand sellest inimesest või nagu varasemad väljaütlemised, kuidas on võib-olla ikkagi mõjutavad mind. Ma lähen selle inimesega rääkima ja ma olen avatud, ma olen kogu aeg alati avatud, aga ma olen ka alati selle analüütilise mõtlemisega, et kas see, mida ma vastu kuulan, on minu jaoks faktiliselt õige, esiteks alustame sellest, nii palju kui ma fakte tean ise. Kas see on argumenteerik, kas ta suudab oma seisukoha välja tuua umbes niimoodi, et ma tõestan seda tänu sellele, et seda A, B ja C, või ta ütleb, et ma tahan seda sellepärast, et ma tahan seda. Ja võt, kui ta tuleb ütlema, et ma tahan seda sellepärast, et tal on lihtsalt oma mingisugune selline piiratud infovaates veendumus, siis see vestlus väga viljakas ei ole. Aga ma siiski alati tänan oma vestluspartnerit oma seisukohtade eest ja ütlen, et siis ma jään teisel seisukohale ja lähen ja olengi selle teisel seisukohal. Nii et väga raske on, et inimesi, kellega ma täna rääkima pean, ka meie koalitsiooni partnerite hulgas, need on kõik esiteks muidugi väga toredad inimesed, et kui valimisprogrammi raames kuidagi tundus, et me oleme erinevates kaevikutes, siis täna, kui me inimestega räägime ja kui me jätame korraks poliitika kõrvale, lähme lihtsalt räägime elust, siis me saame tegelikult kõik väga hästi läbi. Aga need poliitilised seisukohad on meil seavad vahetevahel selliseid arutelupunkte, et mina arvan nii, teine arvab nii, et kas sa jääd siis selles valimiskompassis siia paremale poole peale või vasakule poole peale või oled sa kuskil keskel või kus iganes. Et see meil ikkagi paneb nagu arutama ja otsima seda kuldset teed ja kui ma ei oska ka enda seisukohti väljendada, siis ma jään lihtsalt kaotajaks ja teiste seisukohad prevalveerivad, ehk siis nad tulevad esile ja ma ei suudagi teistele selgeks teha, miks minu idee parim on. Sa tõid väga kihti nüansi välja, millele korraks peatuda, et mul on kuulnud õnne läbi enda saadete, ka raadioeetri saadete jutustada väga paljude erinevate poliitikutega. Ja see on nii huvitav, kuidas inimene nagu, poliitikas just, üks hetk on poliitik,
kindlate veendumustega, nii on. Ja siis omavahel suheldes, ütleme siis piltlikult öeldes, ma ei tea, kohvilaua taga näiteks on ju, võib täiesti rahulikult rääkida elust, olust ja ei ole üldse mingisugust kanakikkumise kohta seal omavahel on ju. Hästi huvitav. Ma arvan, et eks see poliitiline veendumus, ega me ei sunni endale seda poliitilist veendumust vastutahtmist peale. Eks me oleme teinud oma valikud, kelle hulgas me oleme seal poliitilises ringkonnas ikka põhimõtteliselt selle sisemise veendumuse järgi, et need põhipostulaadid, näiteks, ma ei tea, meie puhul see, et inimene peaks endaga ise peab hakkama saama, peab olema ettevõtlik ja nii edasi. Need on need, millele me oma argumentides alati ka sellises sõbralikus vestluses nagu ütleme, et kuule, mina arvan, et see on nii. Aga osade puhul on tõesti näha, et see kapseldumine mingisse väga kindlasse nagu programmidesse punkti tuleb nagu hästi kiiresti. Et ma olen püüdnud nendes omavahelistes vestlustes nagu võtta nagu sellest, nagu ma ütlesin, kuulata kõigepealt ära, saada teisest poolest aru ja argumenteerida läbi oma maailmavaate seda siis nii-öelda vastu ja leppida ka vajadusel kokku, et kuule, lepime kokku, let's agree to disagree, et lepime kokku, et me ei nõustu selles küsimuses. See on ka täiesti okei. Mis on okei, jah, just. Kui sa nüüd praegu vaatad sellele otsusele tagasi seal augustikuus, eks ju, et võt nüüd tuled poliitikasse, kas sa oled selle otsusega rahul praegu? Ma arvan, et ma olen, vaata mulle anti võimalus olla mõnes mõttes unikaalses rollis. Esiteks uus erakond, suhteliselt uus erakond. Ja kohe ka olla see erakonna see esinumber eestvedaja. Ja sellist võimalust tegelikult elus nagu väga palju ei saa, et kui sa tahad mõnda sellisesse kinni, ütleme juba oma kanda kinnitanud erakonda, ma ei tea näiteks Isamaasse või Reformierakonda või Keskerakonda saada, siis sa ikkagi nagu poliitilise karjääri mõttes pead mingisuguse perioodi seal nagu läbi viima selleks, et jõuda, kui üldse sellesse positsiooni, et olla oma erakonna esinumber. Ma olin nõus tulema sellesse rolli puhtalt tulenevalt sellest, et see ettepanek mulle Lavly Perlingu poolt tehti, et tule ja vea Pärnu parempoolsed siis Pärnu volikokku. See eesmärk sai ka ilusa suur tänu kõigile valijatele. Sai 850 häälega tehtud, mis oli tegelikult Pärnu 5. tulemus, vist kui ma ei eksi, üldse kõikidest poliitikutest. Ja see annabki nagu selle võib-olla iga kord, kui ma mõtlen, et kas nüüd nagu oli õige otsus tulla ja rasketel päevadel on see, et milleks mul on neid tohutuid tunde vaja, et kas ma siis suudan seda nagu mõju siis avaldada. Aga siis ma mõtlen nende 850 inimese peale, kes minu väljaütlemistes leidsid enda jaoks selle nii-öelda põhjuse, miks tulla hääletama minu valimisnumbri poolt. Ja see alati sunnib mind nagu alandlikkusele, et tegelikult Kari, sa oled lubanud. Ja see 4-aastane projekt tuleb läbi teha, tõenäoliselt ka Riigikogusse kandideerida. Ja see on see, milleks ma pean oma elus selle aja võtma ja ma saan pärast otsustada, kas ma tahan jätkata 4 aasta pärast uuesti või mitte, aga see on siis, kui ma olen selle perioodi läbi teinud ja nendele valijatele, kes minu poolt on hääle andnud, olen siis püüdnud anda parima tulenevalt sellest, mis on minu maailmavaade. Aga täna sa muidugi selle peale ei või jaa öelda, aga ma ei tea, mulle tundub küll, et kui korra on ikkagi poliitikale juba nii-öelda käsi antud ja see 4 aastak läbi tehtud, et siis ja kui see on tulemuslik olnud muidugi enne kõike, et siis nagu nähakse ikkagi soovi ka edaspidi seda teekonda käia. Eks sa pead mu käest seda 4 aasta pärast uuesti küsima, sellepärast, et ma olen enda jaoks öelnud, et poliitikasse tulek, et mul ei ole nagu elus nagu igav. Mul on terve hulk tegevusi, mida ma võiksin selle sama ajaga ka teha väga tulemuslikult, ambitsioone täites ja mida iganes kõike. Samas on see otsus täna tehtud. Ma mäletan, et kui ma tulin, ma pidin praegu tegema oma võistluskarjääris kardispordis, pidin tegema pausi, sest see lihtsalt ei oleks muidu mahtunud sellesse ajakavasse. Ja ma tean, et ma terve 2025 aasta, kui ma sellest spordist siis pidin üle pika aja eemal olema, ma ikka jälle vaatasin Facebooki postitusi, mõtlesin selle peale, et ma peaksin praegu rajal olema ja praegu peaksime seal Leedus võistlustel olema ja kõik kolleegid või kõik need kaasvõistlejad on seal. Ja ma kujutan ette, et kui nagu see vaakumi tunne, et kui sa tegelikult näiteks, kui ma otsustaksin 4 aasta pärast, et ma ei ole enam poliitikas, siis on täpselt samamoodi, ma ikka jälgin neid nii-öelda valimisprogramme, ma ikka jälgin debatte, vaatan, kes moodustab koalitsiooni, et see on natuke nagu see, et sa nagu elad millessegi sisse, sul on sealt nagu alkoholisõltlasel või narkosõltlasel nagu raske välja tulla. Nii et ma ei oska öelda, mis saab nagu 5. aastal tänasest.
ma loodan, et mul on piisavalt vähemalt kainet mõistust, et ma ei tee seda otsust puhtalt sellepärast, et aga ma siin ju olen. Mul peab olema mingi järgmine põhjus, ma pean suutma midagi järgmiseks 4 aastaks siis anda. Rääkides nüüd ettevõtetest, ma olen aru saanud, et Eesti inimene on tubli ja ettevõtlik. Reeglina on meil väga palju, ütleme suuremas osas siis ikkagi väike ja keskmise suurusega ettevõtteid ja tore, kui inimene ühega toime tuleb. Miks ju neid 3 on? No tegelikult on niimoodi, et me 2020. aastal olime ühe ettevõtte arendanud teenusettevõtte tarkvaraarenduse valdkonnas, olime arendanud selliseks 40-pealiseks tiimiks ja tuli ettepanek, et tahetakse meid ära osta. Ja me olime samal ajal peale 10 aastast, selle tuumikmeeskonnaga olime jõudnud otsuseni, et me ei taha päris nagu aastast aastasse lihtsalt nagu teha sellist väikest nii-öelda juurdekasvu ja olla selle samas masinavärgis sees, vaid me tahaksime teatud valdkondades arendada oma tooteid. Meil on seal dokumendihaldustoode, meil on seal ütleme hoolekande ja eakate valdkonnas toode ja meil on olemas kaubanduse valdkonnas toode. Et me valisime sealt sellest portfeelist välja 3 toodet ja me tegelikult otsustasime, et me müüme oma tarkvaramaja justkui nagu maha ja kasutame seda raha selleks, et ehitada üles 3 toodet. Algselt oli idee, et me teeme need 3 toodet kõik ühes ettevõttes koos, siis olid erinevad nii-öelda kaasinvestorid, kes tahtsid sisse tulla kas ühte, teise või 3. valdkonda. Nii et ma küll ütlen, et ma juhin 3 ettevõtet, aga tegelikult kõik 3 ettevõtet töötavad praegu hetkel Tallinnas ühes kontoris koos, mis on tähendab ühtlasi seda, et ma pendeldan siin 2 linna vahel. Ja aga arvestades, et iga ettevõte nüüd omakorda teeb nagu kasvu, siis on mingil hetkel otsustamise koht, et ma nagu järjest pean ära andma oma seda tegevjuhtimise rolli nendes ettevõtetes, mis vabastaks mul ka näiteks võimaluse mingil hetkel võib-olla astuda hoopis linnavalitsuses mingisse rolli. Aga ja muidugi veel üks oluline asi on see, mida ma praegu näen nende ettevõtete kasvuga, et üks nendest 3 ettevõttest on kindlasti selline, mis sobiks ideaalselt Pärnusse kaasa tuua, mis ongi just see Pärnu kolledžis õpetatakse sotsiaaltöökorraldust ja see ettevõte on seotud üldhoolekandega, koduhooldusteenuste juhtimisega ja see oleks nagu tegelikult suurepärane keha ja ettevõte, kus on töötab praegu 4 inimest, et tuua see ettevõte Pärnusse ja arendada ta hoopis siin suuremaks, mis paneks mind ka sellesse rolli, kus ma täna tahan ettevõtjatele Pärnus abiks olla, et tuleks need ettevõtteid Tallinnast Pärnusse rohkem ja et siia luuakse neid kehasid ja mitte ainult kehasid, vaid ka tegelikult toimivaid meeskondi, nii et need on kõik nagu sellised tegevused, mida ma praegu teen. Kuidas majanduslik, ütleme, kuidas majanduskeskkond siis õigupoolest on ettevõtjale, et kas Eesti keskkond on ettevõtja sõbralik? Ma olen kuulnud nii ja naa, et olen kuulnud, et mõneti on meil mõned maksud võib olla väga palju kõrgemad, kui ettevõtjad sooviksid ja nii edasi, eks ju, et kuidas sina kui ettevõtja seda tunnetad? Kuna minu ettevõtetes põhikulukomponent on tööjõukulu, et need samad kõrgepalgalised töökohad, millest ma siin terve valimistsükli jahusin ja räägin ka siia maal edasi, moodustab peaaegu 85–90% mu ettevõtte kulust, mis tähendab seda, et minu jaoks kõige suuremaks mõjuks ettevõtte kuludbaasi puhul on sotsiaalmaks. Ja sellest nüüd ei ole viimased aastad väga palju räägitud, aga sotsiaalmaksu vähendamine võiks olla nagu see mõjur, mis võiks aidata meid ka näiteks rahvusvahelises konkurentsis olla edukamad, sellepärast et meie tööjõutunni oma hind läheks alla, sest me täna Eestis ammugi ei ole mingi odav koht, me oleme, ma ei tea, võib-olla Euroopa kallimaid tarkvaraarenduse tunni hindasid peaaegu siit Eestist vaadates, mis teeb väga raskeks meil tegelikult oma teenuse müüki kusagile mujale, mille tõttu tegelikult meie ekspordivõimekus kannatab. Aga veriseda võib lõputult, eks ole, tegelikult tuleb see tubli olla, tegelikult tuleb ka selles samas olemasolevas keskkonnas näha kõiki neid plusse, lihtne asjaajamine, majandamine, ettevõtete igasugune e-asjaajamine, toimetamine, need kõik ju teevad selle keskkonna jälle teistpidi väga lihtsaks. Mille kallal me viimasel ajal pigem nuriseme on see üle lae tõusnud käibemaks, mis mõjutab lõpuks kõikide tarbijate igapäevaelu hakkama saamist, alustades toidukaupadest kuni muude kaupadeni välja. Et lihtsalt meie üleüldine inimeste ostujõud on Eesti Vabariigis jõudnud sellise kriitilise piiri peale ja valitsus on seda siiamaale kogu aeg tõstnud ehk võtnud sealt, kus justkui nagu võtta on. Samal ajal meie majandusriigis nagu tervikuna ei arene nii heal tempol, nagu ta võiks seda teha. Ja ma arvan, et me oleme natuke teinud siin karuteene, et riik pisut kulutab oma kodanike raha täna
liiga palju ja paneb oma ettevõtted liiga raskesse olukorda, pärssides nende innovatsiooni, uusi investeeringuid ja kui neid ei tehta, siis ei tule ka mingisuguseid uusi ideid ja meie konkurentsivõime kindlasti ei parane sellest. Nii et, aga see on juba kõik Riigikogu teema, et ma ütleme niimoodi, et ma arvan, et on palju halvemaid ärikeskkondi kui Eestis, aga kindlasti me saaksime uuesti mõelda selle peale, et kui natuke makse vähendada ja anda rohkem ettevõtetele vabadust tegutseda ja toimetada, siis tegelikult läheb ikkagi tervikuna kõik paremaks, sest inimeste palgad hakkaksid tõusma, samas tarbimismahud kasvaksid, ettevõtete käibed kasvaksid, et see tegelikult see spiraal läheks selle teistpidi käima. Eks see on jah pikk protsess, et teisipidi tagasi midagi keerata on üpris keeruline. Et aga eks näis, kuhu see elu siis viib. Mina olles poliitikast väga kaugel ja riigijuhtimisest veel kaugemal, lihtsalt kunagi loodan sinisilmselt, et me jõuame selle maani, kus meil tulevad sellised pikaajalised kavad, pikaajalised strateegiad, mille suunas me liigume ka riigi tasandil. Aga eks paistab, võib-olla uued valimised näitavad uusi trende. 27 kevadel toimuvad Riigikogu valimised ja siis on nüüd jälle küsimus, et kes siis hakkab kureerima ja kuidas, sest ega tegelikult ka igasugune maksu vähendamine ja need teemad, nagu sa ütlesid ilusti, et isegi kui meil on poliitiliselt väga selge tahe olemas, siis majandus on majandus. Et majanduses ei ole niimoodi, et me tuleme ja me kehtestame seadusega, et nüüd on jälle käibemaks 20% ja kõik on õnnelikud, et see ei ole ka reaalne. Et reaalne on see, et me peame leidma mingid mõjurid, et kus kohast see raha vähenemine käibemaksu arvelt, milles me seda kompenseerime, kes millest ilma jääb, kes mida juurde saab ja kuidas see kõik kokku majandub. Et see on pikad protsessid ja tõesti, oleks ideaalne, kui saaks näiteks 15 aastat kujundada või poliitikat ühes suunas, aga see natuke lõhnab ühe teise valitsemise mudeli järgi. Kui tõid välja, et võiks ka ise näiteks ühe ettevõtte tuua Pärnusse, eks ju, et siis mis on nagu Pärnu sellised plussid ja miks on Pärnu atraktiivne keskkond, et peaks tooma Tallinnast ettevõtte siia, et teadupoolest on ju Tallinnas palju rohkem võimalusi, eks ju, ka meelelahutusliku poole pealt ja nii edasi. Et mis on nagu Pärnu tugevused selles kohas, et miks peaks Pärnusse tulema hoopis? Kunagi irooniliselt näesime seda, et täpselt need samad argumendid, et palju meelelahutuskohti ja kinod ja teatrid ja valikud ja kontserdid ja muuseumid ja siis me kunagi abikaasaga siis arutasime seda, et mitmes muuseumis teatris oleme me reaalselt oma nagu hästi tiheda ajakavaga päriselt jõudnud nagu minna, et Tallinnas elan ma siis nagu Haaberstis, Rocca al Mare nagu piirkonnas. Ja siis meil on Tallinnas on selline huvitav mõiste, on see raudtee mõiste, mis Kristiinest läbi jookseb, et kui sa nagu sealt raudteelt läbi lähed või üle raudtee lähed, siis sa nagu jõuad linna. Mitu kuud tagasi me viimati raudteelt läbi sõitsime, ehk tegelikult nagu Tallinna kesklinnas käisime ja me ei suutnudki nagu meenutada, mis tegelikult tähendab seda, et mõnes mõttes see kultuuriline mitmekesisus on natukene nagu müüt ja alati saab Pärnust käia Tallinnast kultuuri nautimus, kui sa tahad minna mõnele ägedale kontserdile või teatrisse, võtadki sellise mõnusa vahelduse. Mis ma arvan, et mis mõjutab Pärnusse tulekut, on ikkagi siinne see elukeskkond. Ja ka küsimus on selles, et need ettevõtted täna, need tehnoloogia valdkonna ettevõtted ei müü ennast ka reeglina Tallinnas või Tartus, vaid meie siht võiks olla see klient võiks asuda väljapool Eestit. Ja kas me siis teenindame seda klienti Pärnust, Vändrast, Torist, Tallinna, südalinnast, vanalinnast ei oma mitte mingisugust tähtsust. Ehk siis tegelikult nagu rohkem küsimus tekib selles, et kas siia Pärnusse on võimalik tekitada selline mõnus tuumikmeeskond, kus on kõik kompetentsid kaetud. Näiteks meie puhul tarkvaraarendus on kindlasti hästi oluline teema. Ja kui seda ei ole võimalik siia tekitada, siis näiteks Rail Balticu projekt, kus ma saan Pärnust 50 minutiga Ülemiste terminali versus, et ma tipptunnil Tallinnast sõidan Tabasalust, sõidan Ülemiste terminali, on täpselt identne aeg. Ehk siis ja Tallinnas ma olen valinud, siis kui ma veel Tallinnas pigem elasin Tabasalus ja Tabasalus oli nagu, see oli minu jaoks okei elukeskkond. Sama hästi võiks olla Pärnu. Nii et see raudtee nagu kiire ühendus, et hommiku saab mõnusal hetkel siit istuda rongi peale, hakata kohe tööd tegema, sest Tallinnas ma istun autoroolis, ma ei saa mingit tööd teha. Siin on veel omakorda eelis, ma saan olla siin, ma tulen õhtul, laen ennast maha, 50 minutit hiljem olen siin, istun perega õhtusöögi lauda, naudin kogu seda Pärnu skeenet, parke, rahu ja kõik asju ja lähen järgmine hommikul, võtan rongi peale ja maailma mastaabis 50 minutit tööle sõita või isegi Tallinna mastaabis ei ole mingi erakorraline asi. Pärnakale võib-olla natuke tundub, et mis see päriselt sa tund aega sõidad tööle või? No sina oled seda juba natuke maitsnud, kuidas see võiks olla, on ju, selline
võiks Pärnus elades ka siis Tallinnas tööl käia, eks ju. Aga nüüd see inimene, kes on läbi ja lõhki olnud Tallinnas, ta on seal enda asjad üles ehitanud, temale mul tundub, et ei ole nii lihtne seda mõtet maha müüa, kuule, Rail Balticu rongi peale ja liigu, eks ju. Et selleks peab ikka inimene reaalselt siin natuke olema, et sellest võlust aru saada. Mul nädalavahetusel käisid Tallinna sõbrad käisid külas ja me käisime siin mere jää peal, käisime vaatamas seda Kalatakso kohvikut ja siis me jalutasime siin ringi ja siis nad nagu kokkuvõte oli sellest, tegelikult olekski jube äge siukses nagu mõnusas nagu kohas elada ja isegi talvel, et mitte ainult see suve teema. Et võib-olla natuke vajab ja võib-olla ka see on nagu mingi teatud vanuses inimesed, et kui me võib-olla räägime siit, ütleme vanus 20–40, et siis inimesed tahavad võib-olla olla selle elu tuiksoonel ja pigem isegi vaadatakse Tallinnast ka väljapoole. Siis kusagil mingisuguses vanuses, kus kohas lapsed hakkavad jõudma sellesse ikka, kus nad hakkavad kodust välja kolima ja tahaks oma elust teha järgmise muudatus on see, et kui sa just Hispaaniasse ei koli, siis võib-olla Pärnu on nagu second best, et tegelikult saab siis käia ja eakamad sugulased on kõiki siin lähedal ja algus hakatakse käima siin nagu nii-öelda kahepaiksetena, nagu me ennast nimetame ja järgmine hetk on see, et tegelikult võikski nagu põhistaabi teha Pärnusse ja ollagi siin ja luua siia keskkonna ja hakata otsima siin uusi sõpru ja tuttavaid ja teha oma ellu tegelikult seda vaheldust. Ja ma arvan, et see on, ma ise nagu olen selles vanuses ja tunnetan täna ära seda ja mõtlen ennast 10 aastat tagasi, siis ma veel ei mõelnud niimoodi. Me naudime abikaasaga seda Pärnus selle asja ajamist, et me ehitame siin ka ja renoveerime oma maja ja vahetavalt me ikka kirume seda, et Pärnus ikka poest ei saa seda või teist või kolmandat ja siis me võtame nagu kuidagi nagu rahulikult ja teistpidi on see, et oota, vaja korra poes ära käia, hetk ja lähed tood seda, teed seda või lihtsalt jätad pargid selle auto ära, unustad ära, et sul üldse mõneks päevaks autot vaja on, sest suvel eriti jalgrattaga sõidame väga palju ringi, supp siia, supp sinna, poodi kuskile, ma ei tea, meelelautosse jalutame, ma ei tea, Esplane tänavalt meil, kus me elame, kusagile Rüütli teise poolde või üle jõele kas või üle silla minna, ei ole nagu mitte mingi küsimus. Tallinnas on see, et igal poole minek on just nagu ettevõtmine, nii, nüüd hakkame sinna minema. Et selles mõttes on see stressivaba olek ja siin, mida me ikkagi tohutult naudime siin Pärnu juures on, koerad saad oma hoobis olla, kõik mõnusad mugavused, mis meil siin on. Ja, selles mõttes mind sa ei pea veenma. Olles Pärnakas, siis mind ei pea veenma, jah. Lootes, et kui keegi meid kuulab, kes ei ole veel otsust teinud, et siis ma tegelikult lihtsalt üritan nagu seda pisikut siit nagu levitada. Ma usun, et Pärnumaa podcast levib päris kaugele, nii et selles osas on tore. Kogu sellise väga pingelise töögraafikuga juures, mis sul on, peab inimene leidma ikkagi võimaluse nagu aega maha võtta ja kuidagi enda akusid täis laadida. Mis on sinu jaoks need sellised võimalused, tegevused, toimetamised, mis aitavad sul selle tööpinge korraks kõrvale panna ja tuua tagasi siis enda siis mõnus rahu ja selline, nagu sa ütlesid siin Pärnu keskkonna rahu on ju? Ma arvan, et minu jaoks on see olnud see minu valitud spordiala, et ühest küljest nii-öelda võiks ju kõlada hästi lärmakana, et kui me seal selles võidusõidutehnikas istun, siis ümberringi mootor mürgib ja nii edasi, siis see minu jaoks sisemiselt on kõige vaiksem ja rahulikum aeg 140 kilomeetrit tunnis möllata ringrajal ja nii edasi, siis tegelikult sisemus täielikult puhkab. Et jah, see hasart on üleval, jah, see adrenaliin käib ja möllab ja seal on ka terve hulk emotsioone. Aga kui ma need päevad nii-öelda ringrajal veedan ja tulen sealt ära ja ma ei tea, pakin oma tehnikat lahti, puhastan, teen mingeid asju, siis ma tunnen, et ma olen seda nädalavahetust nagu super hästi veetnud ja muidugi teine minu hobi on see, et ma panen kokku väikseid nii-öelda mudelautosid, et see hobi on minu jaoks ka selline totaalne zen, et mõni lõikab see bonsai puud, eks ole, siis mina panen kokku siis sadadest detailidest koosnevaid väikseid mudeleid ja panustan sinna tunde ja siis ma keskendun iga detaili värvimisele, et selline võib-olla harjumus annab mulle nagu selle rahunemise. Ühe asja ma toon veel välja, mida ma olen märganud Facebookis jagamistest. Teil on ka perega lauamängu õhtud ja see on ülikihvt. Ja meil, kuna me ei ela oma peaaegu täiskasvanuks saavate lastega nagu igapäevaselt koos, siis me võtame alati vähemalt nädalas ühe päeva, kus kohas nad on mõlemad minuga ja strateegilised lauamängud, mis panevad mõtlema, mitte lihtsalt ei tambi kaarte, vaid võtame võimalikult keerulisi mänge, siis mul on hästi targad pojad, kes alati teevad mulle pähe. Ma üritan kuidagigi moodi nagu järje peal püsida,
aga see kindlasti on see, mis meid alati lähendab ja me teeme alati koos süüa. Mul noorem poeg on hästi suur toidugurmaan, 16-aastasena ta on valmis kõike tegema ja küpsetama. Et siis me temaga teeme süüa ja vanema pojaga me räägime majanduspoliitilisi küsimusest, õpib ka samamoodi ettevõtlust ja majandust. Nii et on siuke väga äge aeg tegelikult, mida ma naudin ka isa rollis olemisel. No see ongi see, kui on kõik tassid täidetud ühte viisi, aeg endale, aeg perele, aeg tööle, enese realiseerimiseks aeg, eks ju. Et siis inimene teeb ja jõuabki ja siis see ongi see käimepanev jõud, mis teda kuidagi nagu edasi viib nii-öelda. Ja muidugi hästi oluline on see, et ega tegelikult mu võib jutust teada mulje, et kõik on just nagu väga paigas, siis tegelikult vahetevahel on see päevakava koostamine, kõik läheb pea peale. Nii see lauamängud õhtu on väga suure löögi all, sellepärast, et kusagil on mingisugune gala, kus tuleb tulla või olla või kõnet pidada. Mingisugune spordiasi, mis oli pikalt planeeritud, ei õnnestu, mingi ettevõtlusteema, mis mulle tundus, et kõik on super hästi, on nüüd mingis kriisisituatsioonis, mis vajab lahendamist. Et eks elu on ju nagu kõigil inimestel täis ootamatusi aga tuleb püüda siis leida see tasakaal ja vahetevahel jõuga seda tasakaalu seal kehtestada, sest et muidu on see läbipõlemine väga kiiresti tulema. Aitäh, et sa selle mõtte siia lõppu lisasid ja ma arvan, et sellega võtame ka kokku, et isegi siis, kui on kõik planeeritud, on täiesti okei, et tuleb ette vahepeal olukordi, mis löövad siis midagi sassi, aga siis on oluline sealt siis leida see tasakaalupunkt nii-öelda ja teada, et homme on uuesti kõik joone peal. Väga hea kokkuvõte. Aitäh sulle, Kari. Aitäh, Regina.